Vaid 30 miili kaugusel San Francisco rannikust asub rühm saari. Selge ilmaga on neid näha. 10 miljonid inimesed elavad piisavalt lähedal, et külastada neid, kuid peaaegu keegi ei tea, mis siin juhtus. Need näivad puutumatud, kaitstud, peaaegu rahulikud tõesti. Aga see võib olla üks kõige häirivamaid ökosüsteeme Vaikse ookeani rannikul, sest pinna all varitseb midagi, mille me ise siia panime ja mille järele me kunagi tagasi ei tulnud. Saarestiku ja sakiliste kaljuvormide kombinatsioon, mis teenis neile hüüdnime Devil's Teeth Island. See on Farallooni saared. Need on osa San Franciscost, kuid erinevalt Alcatrazist siin ekskursioone ei korraldata. Ükski praam ei vii külalisi edasi-tagasi. Tegelikult ootab peaaegu kõiki, kes üritavad maabuda, arreteerimine. Ja see on vähemalt sama palju nende enda ohutuse huvides kui mis tahes muul põhjusel. 5 miili pikkune saarte ahelik. Need on väikesed eelpostid, kus peaaegu puudub kasutatav maa. Siin pole infrastruktuuri, linnu ega arendust. Mõned neist polegi õieti saared. Mõned on lihtsalt mustad kaljud, mis on kaetud guanoga. Kuid see eraldatus pole juhuslik. Seda hoitakse jõuga. Täna on Farallooni saared kaitstud looduskaitseala. Valitsus on need sisuliselt taraga eraldanud ja USA kala- ja looduskaitseteenistus ei tee järeleandmisi nende reeglite jõustamisel. Sissetungijaid võivad oodata suured trahvid ja isegi vanglakaristus. Küsimus on siis selles, miks peab sellist kohta, mis asub miljonitele inimestele nii lähedal, nii rangelt kontrollima? Sest pealtnäha näib see olevat üks Ameerika kõige paremini kaitstud ökosüsteeme. Neile, kes seda lähedalt näevad, tundub see kui tõeline looduse imedemaa. See paistab olevat üks maailma kõige puutumatumaid paiku. Ja just siit see vastuolu algabki. Farallonid on koduks ühele maailmas suurimale merelindude populatsioonile. Üle 250 000 merelinnu on laiali üle saare. Terved kaljud on kaetud pesitsevate kolooniatega. Ja nad pole sugugi ainsad elanikud, kes neid salapäraseid saari koduks nimetavad. Hülged ja merilõvid ummistavad ranniku ja allpool vees patrullivad rannikud suured valged haid, keda meelitab ohtralt saaki. Sinivaalad, küürvaalad, mõõkvaalad, kõik nad läbivad neid vesi. See on üks rikkamaid mereökosüsteeme kogu Vaikse ookeani piirkonnas. Farallooni saartel on merelindude arvukus märkimisväärselt kasvanud. Linnud, keda peeti koha peal väljasurnuks, on tagasi tulnud. Rändlinnud asuvad talveks saarele elama. Viimastel aastakümnetel on selles piirkonnas olnud väga vähe inimtegevust. Kuid see, mis teeb sellised ökosüsteemid ebatavaliseks, pole ainult nende õitseng, vaid ka see, kui kiiresti nad häiringutele reageerivad. Enamikus rannikualadel on inimtegevuse mõju ja ökoloogilise kokkuvarisemise vahel puhvertsoon. Siin on see puhvertsoon palju õhem. Mitte sellepärast, et süsteem oleks habras, vaid kuna kõik on tihedalt seotud. Kiskjad, saakloomad, rändeteed ja sigimisalad kattuvad kõik ühes ja samas veekogus. Nii et kui midagi muutub, liigub see süsteemis kiiresti edasi. See muudab järgmise osa raskemini eiratatavaks. Kuidas muutis Ameerika ühe Vaikse ookeani rannikul asuva kõige liigirikkama saare tuumajäätmete prügilaks? Ja mis veel seal väljas on? Tuumarelvade arendamine tekitas suure hulga radioaktiivseid jäätmeid. Niipea kui sai selgeks, et need jäätmed kujutavad endast vähiriski, hakkas valitsus otsima eraldatud kohti, kuhu neid kõrvaldada. Ja Farallooni saared sattusid sihikule. 1946 aastal said saart ümbritsevatest vetest tuumajäätmete kõrvaldamispaik. Järgmise 14 aasta jooksul oli saar justkui nullpunktiks, kuhu tuhanded tuumajäätmete tünnid visati ookeani ja need vajusid merepõhja. 2 ladestuskohta. Ühes umbes 3500 konteinerit, teises suuremas 44 000. Kokku 47 500 tünni, mis seisavad merepõhjas, mida pole keegi täielikult kaardistanud pärast nende sinna viskamist. Tol ajal ei olnud oluline keskkonnatundlikkus, vaid eraldatus. Farallooni saared valiti, sest sinna oli ebamugav jõuda ja see oli tähtis. Bürokraatlikus keeles ei tähenda eraldatud tühja paika. See tähendab lihtsalt kohta, kus katastroofil on väiksem tõenäosus saada tunnistatud, dokumenteeritud või kohe ohjeldatud. Ametlikult peeti seda madala aktiivsusega jäätmeteks, kuid paljude tünnide täpne sisu ei olnud kunagi täielikult dokumenteeritud. Mõned andmed on puudulikud, mõned puuduvad täielikult. Tol ajal ei olnud merre ladestamise jaoks tsentraliseeritud digitaalset kaardistamissüsteemi. Koordinaadid salvestati käsitsi. Mõnikord hinnati neid laeva positsioonilogi põhjal,
mis ise võivad olenevalt ilmast ja hoovustest miilide võrra erineda. See tähendab, et isegi täna pole teadlastel täpset võrgustikku, kus iga ladestus tegelikult asub. Siinne merepõhi ei ole stabiilne. Seted nihkuvad, veealused maalihed ja tektooniline surve tähendavad, et tünnid ei pruugi mitte ainult korrodeeruda, vaid võivad ka liikuda. Teadlased ei saa kaardistada, kus need algselt olid, ja nad ei saa kindlasti kaardistada, kus need praegu on. Me teame seda, et jäätmete merre viskamine kestis kuni 1970 aastani, mil valitsus lõpetas kogu merre tuumajäätmete ladestamise. Valitsuse sõnul ei kujuta see kiirgus keskkonnale ohtu, kuna enamik sellest oli 1980 aastaks lagunenud. Aga kas neid võib usaldada? Seal all on rohkem kui küllalt radioaktiivset materjali, et tappa igaüks, kes sellele lähedale satub. Piisab vaid ühest lekkest. Siiski ei ole teada, kuidas see mõjutas mereelustikku sellel perioodil. Eriti rändliike, kes veedavad pikemat aega kaljuste leenditel. Aga vähemalt kõrvaldati see ohututeks. Tegelikult tekitab kõrvaldamise protsess ise veelgi rohkem muret. Avaldatud või lekkinud üksikasjad on pannud paljusid inimesi muretsema, et olukord on palju hullem, kui valitsus tunnistab. Esiteks oli algne kõrvaldamismeetod tünnide betooniga raskemaks muutmine ja nende vette viskamine. Ja see ei toiminud avati. Nii et sõdurid muutusid leidlikuks. Väidetavalt tulistasid nad neid vintpüssidega, et need põhja vajuksid, mis tähendab, et osa tünnidest sai kahjustada juba enne merepõhja jõudmist. See polnud varjatud. See oli seaduslik. See oli isegi heaks kiidetud. Ja keegi ei seadnud seda kahtluse alla. Aga tihti jäetakse tähelepanuta see, kuidas neid operatsioone läbi viidi. Saadetised ei tulnud alati ühest kohast. Selle asemel kasutasid mitmed laborid, sõjaväe alltöövõtjad ja mereväe rajatised samu transpordimarsruute. Nii võis üks ainus tünn sisaldada erinevatest allikatest pärit materjalide segu. Ja sellega asi ei piirdunud. 1951 aastal laaditi USS Independence, mida oli kasutatud aatomkatsetustel Bikini atollil, tuumajäätmetega ja uputati tahtlikult. Radioaktiivne kere saadeti ookeani põhja, kus see jäi kuni selle taasavastamiseni 2015 aastal. See on nagu nad oleks arvanud, et ookean neelab kõik, mida sinna visatakse. Selgub, et see pole nii. See paneb Farallooni saared tunduma vähem nagu looduslik ala ja rohkem nagu miiniväli. Kuigi valitsuse ametlik seisukoht on, et see piirkond on ohutu, on palju vastuseta küsimusi. Esiteks, pole tünnide täpne asukoht teada. Samuti pole teada nende seisukord. Tuumaeksperdid on öelnud, et tünnide häirimine põhjustab suuremaid lekkeid kui nende paigale jätmine. Ja nende väljatoomine pole ainult kulukas. Sügaval asuvate korrodeerunud tünnide häirimine võib vabastada rohkem saastet kui nende rahule jätmine. Puhastustöö ise võib olla hullem kui algne jäätmete merre heitmine. Äkiline lekkimine ei saasta ainult seda piirkonda, vaid paiskab mürgise pilve ümbritsevatesse vetesse. Vahetu piirkond muutub surmavalt radioaktiivseks, paljastades kõik läheduses viibijad, sukeldujad, teadlased ja mööduvad laevad ägedale mürgistusele enne, kui jõutakse reageerida. Ei mingit hoiatust, ei ühtegi nähtavat märki, vaid vaikne leviv oht. Mis täpselt seal all praegu siis on? 1980 aastal kaardistas EPA selle piirkonna, sest keegi ei teadnud, kas saared on inimestele või loomadele ohutud. Aruan väitis, et saared on ohutud, kuid nad avastasid mõnedes loomades kiirguse tasemeid. Ametlik seisukoht on, et need tasemed on liiga madalad, et kujutada olulist ohtu. Kuid siin on üks oluline reservatsioon. Tegelikult pole keegi kõiki neid 47 500 tünni uurinud, sest asi ei puuduta ainult seda, mis ära visati. Oluline on see, mis nendega aja jooksul juhtub. Teras korrodeerub, anumad nõrgenevad, tihendid annavad järele ja seda on juhtunud aastakümneid, täiesti varjatult. Kui täna algaks aeglane lekkimine, võiks see jääda märkamatuks, kuid enne, kui see ilmneb pinnatasandi bioloogilistes proovides. Ja 1980. aastatel alles töötati välja ookeani kiirguse tausttasemeid üle kogu maailma. Nii et kui inimesed rääkisid ohututest piirväärtustest, ei põhinenud need alati pikaajalisel kuhjumisel. Sagedamini võrreldi neid tol ajal teadaolevate tööstuslike kokkupuute tasemetega. Ja need kaks asja ei lange alati kokku. See, mis lühiajalises mõõtmises tundub vastuvõetav, võib aastate jooksul kogu ökosüsteemis levides käituda hoopis teisiti. Kui rääkida valitsuse allikatega, siis nemad arvavad, et parim strateegia on hoida senist olukorda.
praegu ei ole käimas ühtegi aktiivset ülestoomisoperatsiooni. Radioaktiivsed tünnid jäävad tõenäoliselt sinna määramatuks ajaks. Need on seal olnud juba üle 50 aasta ja eksperdid ütlevad, et kui oleks pidanud juhtuma tõsiseid lekkeid, oleks need juba praeguseks juhtunud, eks. See kaitsekiht tünnidel Faralloni saarte lähedal ei ole enam terve. See laguneb juba. Need konteinerid ei olnud mõeldud nii kaua kestma. Igasugune katse neid nüüd liigutada muutub vallandajaks. Hetkel, kui raske tehnika nendega kokku puutub, need nõrgenenud tünnid purunevad. Teisisõnu, sekkumine ei tähenda ainult lekkimise ohtu, vaid see põhjustabki selle. See tähendab ala ümberkaardistamist, tõkestusmudelite ja simulatsioonide läbiviimist. Tegelikkuses muudab see asja keerulisemaks kui mitte midagi tegemine. Sekkumine toob kaasa oma riskid. Keskkonnakaitsjad on jätkuvalt mures piirkonna ohutuse pärast. Kuna katastroofi korral võib toimuda suur radioaktiivsuse vabanemine, on see nagu unes kõndides katastroofi poole minek. Ookeanil ei ole ka piire. Nii et kui siin midagi lekib, ei jää see siia. See liigub ringi, see levib, see jõuab kaitsealast kaugemale. Ja see kõik toimub mitte kaugel miljoni linnast. Mis juhtuks, kui Faralloni saarte lähedal toimuks suur tuumaleke? Kõige hirmutavam on see, et kellelgi pole sellele konkreetset vastust. Kui see juhtub, siis põhjustab selle suurem katastroof, suur sündmus, mis tekitab kohese kriisi. Ja kui see juhtub, voolab mõõtmatu kogus radioaktiivsust sügavikku. See on eksistentsiaalne oht ökosüsteemile ning saarte ümber tekib 30–50 kilomeetri laiune surmatsoon. Tõeline oht on see, mis sellest läbi liigub. Vaikse ookeani lõhe rändab Californiast Alaskasse ja tagasi. Siniuim tuun läbib kogu Vaikse ookeani. Põhjatoidulised imavad saasted otse merepõhja setetest. Ja mis algab põhjast, ei jää sinna kauaks. Kui tuumamaterjali kontsentratsioon on piisavalt tõsine, võib see vallandada mürgistuse ahelreaktsiooni ja pöördumatu kahju loodusele. See on väga reaalne oht kohalikele populatsioonidele, kes sõltuvad sellest tasakaalust. See viib kaitseala taastamistööd aastakümneid tagasi. Mõnele piirkonnas juba ohustatud liigile tähendab see lõpu algust. Kuid suurem oht ei ole lähedus, vaid nähtamatus. Osakesed hajuvad Vaiksesse ookeani ja toiduahelasse. Sealt võivad need levida Californiast kaugemal. Rändkalad ja hoovused kannavad radioaktiivset materjali mööda läänerannikut üles ja alla, jõudes Oregonisse ning edasi Aasia ja Euroopani. Kaubanduslike kalapüügivete üle ei toimu pidevat reaalajas kiirgusjälgimist. Isegi USA Toidu- ja Ravimiameti mereandide jälgimissüsteem tugineb perioodilisele proovivõtule, mitte pidevale jälgimisele. Aeglane leeke korrodeeruvast tünnist ei käivitaks ühtegi protokolli, sest hädaolukorda pole välja kuulutatud. Selleks ajaks, kui kaubanduslikes kalades saaste tase jõuab testimist käivitava piirini, oleks see kala juba turustuses. Pidev madala saastega kala sattumine toiduahelasse toob siiski kaasa pikaajalised tervisemõjud. Mure ei seisne ainult ägedas kokkupuutes, vaid ka aja jooksul kuhjuvates mõjudes. San Francisco elanike jaoks on Faralloni saared tõenäoliselt vaid kõrvalmõte. Selge ilmaga horisondil olev hägune laik, nende elus vaid väike märkus. Paljud neist pole kunagi saare ümbruse vetes käinud ega neid isegi binokliga vaadanud. Neile, kes neist midagi teavad, on need pigem lihtsalt uudishimu objekt. 30 miili eemal ja kusagil pinna all teevad 47 500 tünni seda, mida teras teeb, kui see on 75 aastat soolases vees seisnud. Okeaanil on pikk mälu ja Faralloni saarde ning nende ümbruse tulevik võib sõltuda sellest, kui kaua ookean suudab oma saladusi hoida. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video. Kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.